Halloo! Halloo! No tervist, trippar Marko Tasane. No kuidas jõululaupäev sul alanud on ja kuidas see jätkub? Täna ma võtan täitsa vaikselt. Eile oli üks esinemine neitodele. Neil oli sünnipäev ja täna ma võtan täitsa vabalt. Üldiselt ma ei ole jõulude inimene üldse. No nagu minagi. Mina ka olen rohkem see aastavahetuse inimene. Jah, täpselt sama siin, et lihtsalt ma vaatasin, 26 on ka veel jõulud, et oh my god. No homme ma olen trenni, aga jah, täna ma tahtsin kell 6 või tähendab kell 6 pandi meil poed kinni isegi, söögipoed. Ma tahtsin midagi head sealt osta, aga isegi täitsa nagu on Soomes juba samad asjad, et nagu nii vara pannakse poed kinni. Muidu oli meil vanasti ikka 8-ni. Oho. Aga räägi, kuidas sul aastavahetuse plaanid on esinemise palju? Minu esinemised on niimoodi, et 27 tuleb üks esinemine, see oli Tartus ja siis 29 ma mängin jõuluvana. See on päris põnev. No sa vaata, väga vähesed teavad, et ma seda teen, aga see on üks koht nagu Eeva butiik Tartus ja siis see on see kohvikarvastus ka kuulub sinna ja siis tema kutsub mind aastas 2005 juba jõuluvana tegema. No näed, siis sa oled juba... Seal läheb muidugi tohutu aeg läheb, seal läheb oma 3 tundi, sellepärast et pakki on topelt ja tohutult, aga ma saan hakkama sellega, et väga vähesed teavad, et ma seda asja teen. Ja 31. ma praegu veel ei teagi, siia-sinna on kutsutud nagu alati, et ma ei teagi, mida ma... Et võib-olla ma olen üldse kodus sellepärast, et alati kutsutakse tead siia-sinna ja ma olen niigi palju käinud juba igalt pool, et jah, tead, ja. Ja kui ma küsiks... Aga ma... Kuidas? Ja kui ma küsiks su käest kohe automaatselt, et milline on sul nii-öelda lõppev aasta kõige värvikam sündmus, mis sul kohe meelde tuleb? Ma arvan, et reisid vist ikkagi on need, mis nagu on need 2 kohas, kus ma käisin Tais, käisin veebruaris ja siis Kreekas, et need, no ausalt öelda reisid on ikkagi need nagu, no need on väsitavad, need igasugused sõidud ja värgid, aga need tasuvad ära. Selles mõttes, et eks videod on ka muidugi, muusikavideost ringid oli päris kõva sõna. Oli ka muidugi sellised, mis jäävad täitsa riiulile tolmuma, mis siis mõnele fännile meeldisid, aga hästi ringid olid need, mis nagu läks rahvale peale ja seda tahetakse laividel ja kindlasti oli ka põnevaid sõpruusi, kellega ma sain tuttavaks ja ega sel aastal tegelikult viga ei olnudki, muidugi rannailmasid oleks võinud olla paremad ja issand jumal, sinuga ma sain ju tuttavaks. No vot. Issand jumal, see on ju väga vahva ju. No loomulikult. Ja Zodiaki üritus kindlasti, kus sa peaesinejad ja Arnold Oksma laval olid, see minu teada kohe jah. See oli ka, jah, muidugi, jah. See loomulikult. Et jah, eks neid ikka oli. Aga jah, jõulude inimene ma paraku ei ole. Ja kas uus aasta algus on ka juba nüüd kinni pandud või mismoodi? Esinimiste poolest? Uue aastal maal on 3. on üks tööots on küll, jah. See on ka kinnine, vaata, kinnised üritused on praegu rohkem. Aga eks need laive hakkab ka tulema. Sellepärast, et mõnikord mulle öeldakse niimoodi, et 2 päeva jooksul juba pannud, et niimoodi, et olete seal. Ja no, kas te saate olla ja nii ja naa ja selles mõttes, et jah. No pole hullu, saame hakkama. Selles mõttes, et midagi minus ikkagi on, kui ikkagi tellimusi on ja ega siis jah, et noh, jah. No nii, soovin sul ilusat jõuluaega, siis head aastavahetused, võtan ka Eikiga ühendust, vaatame, mis Eiki plaanid on. Et ole siis tubli ja terve. Kõike paremat, super. Tšauki, Killarkov. Tšau. Hallo, tervist, kas Moost Eik Känsel kuuleb? Moost ei kuuleb, täitsa ja. No näed, ma just natuks aja eest rääkisin Markoga Marko plaanidest ja nüüd ma küsiks sinu käest ka, et kuidas sul siis see jõulutunnega on ja mismoodi see jõululaupäev kujunenud ja kuidas jõulud kujunevad? No tegelikult otsest jõulutunnet ei ole. Jõulud on meie peres ikka nagu, ütleme, lastepüha rohkem. Sest sai ju oldud nüüd siin 5 päevast 4 ööd tööl ja nüüd hakkab alles see, ütleme, puhka ikka natuke ikkagi kätte jõudma, et saab aasta lõpul natuke puhata.
aga jõulud, kui jõulutundest rääkida, siis ei ole ju lund väljas ja väljas on täpselt siukene tunne, nagu oleks, ütleme siin, noh, kas oktoobrikuu või et see on natukene kurb, jah. No loodame, et vähemalt jõulude paiku politsei uksele ei koputa naabrite poolt saadetuna. Ei, olen perele lubanud, et uuest aastast, ütleme, siukesed negatiivsetest ja õelatest inimestest hoiame eemale, et kõik pahad inimesed me hävitame ümbert ära, et ainult nii läheb ikkagi paremini ja suudame peret ikkagi hoida. Loomulikult ja selleks soovin sulle jõudu ja edu. Ja samas on nüüd varsti on uus laul ka tulekul, nii et kuskil vanast õhtul tuleb vist kus see oli, head uut aastat või siuke laul? Mul on ta pandud üles täpselt niimoodi, et kui jõulupühad läbi saavad, ehk siis 26. kuupäev eest ära tiksub, 27 alguse saab, siis nii ta kohe ka YouTube'ist nähtav ja kuulata võib. See on umbes nii, nagu selle Edgar Savisaarest on uus film tehtud, see ülestõusmine, mis asi ta on, et see oli ka täpselt, et pandud nii-öelda minuti peale asi paika YouTube'is. Ja, vaata... Kas sa oled seda Edgar Savisaare filmi vaadanud üldse? Kuule, ma midagi nägin tegelikult, et no ütleme niimoodi siis, kui ma aega leian, siis ma selle filmiga kindlasti korralikult algusest lõpuni läbi vaatan, et see film on seda väärt. Ja teeme nüüd lühikese kokkuvõtte sellest ka, et sa oled ju osalenud mitmetes erinevates mängufilmides ja sellist asjades, et loete need ka siis nagu üles, mis sa selle aasta jooksul nagu siis oled teinud? See aasta ma olen osalenud 2 filmis, siis Vilk õiglus ja siis oli filmipõnevik Q2, mis linastub järgmisel aastal, kuid eelmine aasta ju sai osaletud nüüd siis juba poolt tagasi siukeses vahvas Soome-Eesti filmiprojektis ja filmi pealkiri oli Maria lapsed. Et see peaks nüüd kohe jaanuaris ka Eesti kinodesse jõudma. Kui pikk see umbes on? No ta on juba pikem film, et seal on nagu 1,5 tundi või isegi natuke rohkem. Ja see on umbes nagu õigluski, ma ei tea, õiglus on ka 1 tunni või mis ta on? Tund 10, no, aga üks hea uudis on ka, et ütleme, niisugune siristas, et tuleb ju õiglusele ka järg, et no näed. Seda ka tasub oodata, nii et Toomas on väga tubli. No vot, ja kas sul esinemistel on ka tulnud pakkumise juurde? No, meie esinemine tuleb nüüd 7. jaanuar Tallinnas, ehk siis Tallinna rahvale suur rõõmusõnu. Ta kuskil seal mere ääres, no? Jah, aga kui reklaamid on valmis, siis eritame. Ja siis jaanuaris on siin erapidusid, 10. jaanuar on Zodiagis Tartus ja siis veebruarikuu, et veebruarikuu on praegu väga tihe, et 7. olen ma ju koos Arnoldiga juba 7. veebruaril koos Arnoldiga Keila ööklubis väljak. 8. oleme koos siukeses vahvas klubis nagu Jõgeval Laisolmi klubi. 14 on siis sõbrapäevapidu Zodiagis. 15 tõenäoliselt oleme siis juba Saaremaal tagasi, et siin nädal aega tagasi sai ju Saaremaal esinetud. No vot, siis on... Aga tähendab, ega mingi uue plaadi peale pole mõelnud vahepeal? No plaadimater peab veel nagu aega olnud nii laule niimoodi enam salvestada nagu vanasti. Eks kõik võtab oma ja nüüd kohustusi on nii palju, et paraku ööpäevas ei ole ju rohkem kui 24 tundi, kus olla siin 30 tundi, siis jõuaks kõik ära teha. No selge, soovin sulle ilusat jõuluaega ja kaunist aastavahetust ja ole tubli ja kohtume taas. Tšau! Teile ka ja kõigile eestlastele samamoodi. Häid jõule!